Tervist, mina olen Peitas Tõerenis ja see on siis minu video sellest MK kogemusest. Et jah, mul on hästi palju tegelikult rääkida, aga praegu on kiire, sest hommikul oli väga kiire. Pärast räägin kõik, mis toimus ja kõik see, aga praegu lähen siis soojendustrenni, sest homme on võistlus. Selline on hetkel siis data, see on viimane laskemine, siit läheb finišisse. Aga minu tänane eesmärk on need 2 paari läbi testida ja siis teha enda soojendustrenn, mis on täpselt sama, mis ma tegin enne ruga. Ehk siis üks sprindiring läbi ja siis kiirendused. Aga jah, ma lähen siis soojendusele ja siis räägin edasi. No nii, soojendus tehtud ja nüüd ongi, mida mina olen ka oodanud, võib-olla mõned ka, sest mult on küsitud juba ja me saime kätte enda kombe, võistluskombe siis. Nüüd jah, ma võtan need riidest lahti ja te näete kombet. Ja selline ta on. Swix, kes on meie selle aasta partner, on siis kombe teinud. Siuke väga ilus. Mulle väga meeldib. Siin on siuke sinimustvalge. Muidu nagu Eesti kuskil kirjas ei ole. Aga jah, siuke mõnus sinimustvalge. Number läheb peale ja siuke ta välja näeb. Müts on ka uus, see on siis trennimüts, aga nüüd hakkan lõike tegema, siis ma panen võistlusmütsi pähe ja see on siuke sinine. No nii. Aga siuke on kombe, ma olen väga rahul, mulle täiega meeldib see on väga ilus ja lähen nüüd teen siis lõiku. Nii, Imsi ka soojendustrennis. Eesti meestel on nii uhked kombed seljas, et ei tunne äragi. Hästi, Ims! No nii, ja üks võistlusring kiiremalt läbi ja 4 kiirendust tehtud. Täitsa hea tunne, selle kombe oli väga mõnus seljas. Andis kindlasti +5 speedi juurde, et homme kiire olla ja täna ka siis ju. Aga ei, täitsa mõnus oli. Ma arvan, et jälle tänase feelingu pealt on väga hea homsesse minna, et homme siis ka hea sõit teha. Et sellest suhtes jälle väga positiivselt mõtestatud. Tuleb siis jälle läbi mõelda, seda teen õhtul, kuidas ma siis homme sõidan, et mis rajaosalt proovin siis rohkem kiiremini sõita, mis rajaosalt tuleb natuke tagasi hoida, et kinni ei sõidaks ennast. Ja seda mõtlen õhtul. Aga nüüd ma teen siis väikse sükse pealisõidu ja siis näitan teile meie elamist ja seda, miks mu see vlogi algus oli veits teistsugune, nagu ma tegelikult plaanisin. Tahtsin siis vlogi alustada sellega, et teen roomtuuri, et eile tuli ka Alvar, kes tuli siis minu tuppa, et tulge edasi. Meil on väga suur tuba. Jah, see tuba on 2 peale. Siin on siis voodi, tavaliselt ma ei tee voodit ära, aga video jaoks ma tegin praegu. Ja Alvar siis magab siin üleval. Et jah, ja siin üritame kuidagi riide panna ennast, aga küll saame hakkama, saame koridoris ka teha. Aga jah, vaade on meil väga hea, sest me elame startale lähedal. Siit on isegi näha starti ja isegi ülevalt korruselt, kus on siis elutuba, on veel paremini näha. Et jah, ses suhtes on asukohta väga hea. Et siin ruumi võiks veits rohkem olla, aga samas täitsa mõnus. Aga miks ma ei alustanud siis vlogi selle roomtuuriga, oli siis see, et hommikul ärkasin, käisin vetsus ära ja siis võtsin pulssi ja siis kuulen, keegi kuputab. Okei, arvatavasti dopingukontroll. Ja oligi mulle. Mõtlesin kohe, ei ole võimalik. Ma käisin just vetsus ära, et loodame, et nad ei taha nagu uriiniproovi ka siis. Ja siis ei, mõlemad tahtsid. Läksime üles, andsin kõigepealt vereproovi ja siis on see, et nüüd on vaja siis uriiniproov vaata. Okei, ei ole häda. Jõin 3 klaasi vett. Siis ootasime ja siis ma näitan. Jaa, siis Alvari nii-öelda tuba garderoob on siin, kus ta siis enda asju saab hoida, kuna seal ei ole rohkem ruumi. Aga igatahes dopinguproov on siis see, et kui uriini võtab, siis see meessoost isik tuleb, või samast soost isik minuga siis või selle, kelle proovi võetakse, tuleb kaasa. Ma vaja lasta 90 millilitrit ja ma ootasin üli kaua, sest ma tundsin, et võib-olla juba tuleb, aga samas ei tule ka. Siis mõtlesin, okei, läksin proovima. Ja siis keskendun ja lasen ära,
Okei, vist on tehtud. Ja siis vaatame. 8 milliliitrit ja 90 on miinimumpiir. Ja siis olen lihtsalt öelnud, et mul ei ole rohkem enam häda. Ja siis oligi lihtsalt öelnud, et ootasin seal rahulikult. Väga huvitav kogemus. Ja siis lõpuks panime niimoodi vee jooksma, et äkki sest kuidagi tuleb häda ja noh, aega läks. Lõpuks sai asja, sain kuskil 10 milliliitrit veel lastud ja siis sain selle proovi tehtud. Aga jah, sinna läks hästi palju aega, siis jah, kiirelt sõin ja siis juba oli suht trenni minek ka. Nüüd lähen siis puhkama ära ja õhtul lähen jooksma. Sai siis joosta 30 minutit, 5 kilomeetrit. Aga nüüd siis juba väiksed ringutused ja siis lähen tuppa ära. Ja ongi õhtu. Tegime siis veel süüa, sõin ja siis oli koosolek ja nüüd ma siis tulin vaatama see aasta toimunud siis Norra meistrikate siis finaali, sest muud kvalifikatsiooni tahaks näha, aga seda ei ole üleval. Aga jah, vaatan siis praegu finaali. Alati ma seda ei tee, sest kui ma vaatan inimeste aastate sõite või ükskõik mis, siis veits pinge läheb üles ja ma ei tea, ei näe selles pointi. Aga täna tahtsin paar asja vaadata. Homme mul on siis tegelikult suht vara start juba. Meie järgi 10-18 on mu start ja ma olen 53 number. Minu ees läheb mu lemmiklätlane Raimo, nii et jälle me koos seal. Aga jah, mis nüüd rohkem väga midagi, ma arvan, et vaatangi YouTube'i ja siis magame ära. Pigem üritan suht vara maga minna, sest jah, kui 10-18 start, siis kuskil 7-18 võiks ärgata, et 3 tundi vähemalt enne. Ja tööd hetkel ja näeme siis homme. Ja ongi võistluspäeva hommik. Esimene 3 siis klassika sprint ootab meid ees. Hetkel ongi üle tunni aega stardini, ehk siis jah, õnneks boksi, kus meie suusad on, ei ole pikk maa. Siis lähen võtan suusad, lähen testi nendest asjadest ka, mis siis enne startu olulised on. Uni oli hea ja söök sai ka päris hästi, et ma arvan, et võib praegu rahul olla sellega. Tuleb nüüd korralik soojendus teha. Lähengi sinna, ei filmi, räägin siis pärast võistlust. 69.53 is Martin Hima of Estonia. The Estonians already have... Oi, see on kurb, see oli päris halb. Ma tean, nagu tunne nii hull nagu ei olnud, aga ma tean, et ma ikkagi see paaristõuke koht, seal ma hävisin. Täna on natuke liiga palju mulle seda paaristõuget, et selle pärast on kurb. Aga noh, väiksed vahed, jube väiksed vahed. Okei, mul jäi ikka 3 sekki pluss jäi top 30 puudu, mis oleks siis rahuldanud, aga jah, siuksed rõvedad väiksed vahed seal. Ja noh, tegelikult 8 sekki kaotus. Sellega vahepeal saab edasi, aga täna mitte. Ja pigem nagu kõige halvem tunne ei olnud, aga siukest nii head minnekut ei olnud. Et ja ma arvan, et ma seal enne Essat tõus on siuke lauga paaris osa, siis seal ma andsin kõvasti ära. Kuigi nagu lõpuni oli minekut, et nagu nii halb nüüd ka ei olnud, aga täna siis niimoodi, et pesus käidud. Nüüd tagantjärgi sain teada, et juba poole peal, kus oli sõidetud tegelikult ainult paaristõuket ja alamägi. Kaotsin juba 5,9 sekki ja olin 60 koht, ehk siis sealt edasi saada on väga raske. Ehk siis jah, mu see nõrkus tuleb välja, mida ma kartsin veidi, aga ei taht seda endale pähe lasta. Hetkel ei ole praegu midagi sellega peale hakata, et tuleb siis järgmine hooaeg see ära likvideerida, kuidas öelda. Lähme siis vaatame, kes selle võistluse täna võidab. Laebut ei ole, et võib tulla täitsa huvitav võistlus. Alvar tahab siis jääda kaamerasse, sest siin vennad stardivad. Kohe näha, sõidavad mööda siit. No nii. Telekas vennad veel pole startinudki. Kas Alvar jäi peale? Samas sind on näha sealt ja. Isegi suht huvitav lõpp oli, aga jah, nüüd siis tulime õhtul, lähme sustama, et näitab meie boksi. Meil on siis selline tagasihoidlik. Vastukaaluks siis norrakate rekka, mis on päris suur. 2-korruseline, käib lahti, värki-särki, noh muidugi roosistamalt ka mingi bussitärgid. No ma ei tea, meie omaga võrdluses suht siuke, ma ei tea, vist on natuke
ruumi ja asju või. Ühest rekkast neil ei ole piisav ju, neil on teist ka vaja ja see käib ka veel lahti. Et jah, klassika 10 kilomeetri hommik siin Peitos töölenis. Aga ilus hommik on, täna sai natuke hiljem märgata. Eile sai siis õhtul jalgpalli vaadata ja täiesti lõppes mäng, see oli nii huvitav oli. Õnneks siin on nagu tund taga kui Eestis, siis siin saab normaalsel ajal selle ära vaadata. Kuigi ma mõtlesin küll, et see oli nii huvitav mäng, et mul ei tule und, aga tuli. Ja magasin täitsa hästi. Ja nüüd ongi, teen siis täna veidi siukse pikama jooksu, et sain siis küsimuse, et kui pikk hommikujooks on. See hommikujooks ma ütleks, et tundub siuke 10-15, maksimum 20 minutit, et kui ma ärkan niimoodi, et mul on aega võistluseni rohkem, siis võib pikemalt teha, aga kui ei ole nii pikat aega, siis 10-15 pluss siis siuke 5 minti igast ringutusi ka, et see on täiesti piisav. Aga jah, siit edasi ma arvan, teen jooksu lõpuni ja siis on vana hea 2 võikut ja suur kogus putru, et loodetavasti tuleb finiš ruttu ja aga lähme kohe siis võistluspäeva juurde, et sain see päev täitsa palju telepilti, et saan seda näidata. Aga jah, mina olen number 3 startimas, päris kiiresti läksin välja, see on mu 22. EMK start. Ja seesama algus oli ka siis sprindipäeval, ehk siis kui ma rääkisin, et palju paaristõuget oli algus, siis te näete, milline see algus oligi. Aga jah, läksin siis päris kiiresti välja ja proovisin niisugust tugevat paaristõuget teha, et plaan oli siis kiiresti välja minna, kas just nii kiiresti, seda ma ei tea, aga unistus oli, et jõuda esimesena siis finišisse ja kiirelt siis liidritooli minna. See oli siis ootus ja lootus, aga vaatame, mis Eurosport minust rääkis. Well, Hema has caught quite a lot of ground on Vigants in the early stages, coming up towards the split point at 26. Natuke kommenteerisid minu sõitu ka, aga jah, nüüd see hetk siin on tegelikult ilus vaadata mõnes mõttes, et siin on näha, kuidas siis tulen vahepunktist läbi ja see läheb roheliseks ehk ma lähen liidriks. Et olin küll 3. starti ja läksin liidriks, aga ikkagi suhteliselt ilus on vaadata seda. Tehtud. Nagu tunne oli päris hea ja läksin alguses kohe proovima, aga natuke sai üle pingutatud. Sellest sain alles aru mingi 6 kilta peal, kus esimest korda elus võistlusel mul tuli oksekurku, mis ei olnud üldse meeldiv, aga jaksis pingutada ja mõnus oli, aga lõpus läks kange. Sellepärast ongi see, et 5 sekki ring liiga kiire ja ei saanud seal Itaaliasse tuulda niimoodi, et ta jõudis täpselt. Tema alustas seda ringi. Tal tuli täpselt laskumise ajal, küsis rada ja väljas liibis nii halvasti, et ma jäin kohe maha ja ma ei saanud talle tuulda enam. Et oleks talle tuulda saanud. Oi, kus siis oleks hea sõit olnud. Aga noh, sõname sõitis lollist ja, et kui Rugal sõitsin hästi tõusvalt, siis nüüd arvatavasti langevalt, et sellega ei saa rahul olla, aga vaatame, mis see tulemus tuleb kõigepealt. Et äkki tulemus on see, millega saab rahul olla, aga noh, ma arvan, et see lõpuhaamer võttis selle hea tulemus ära. Nii on täna. Ma lähen siis nüüd sooja, sest õhus on mega külm ka. Pühapäeva hommik ja juba jõudsime esimeste rajale, tegime väikse suusatesti Alveriga. Ja täna on siis jah, meil segateatepäev. Alustavad siis 2 klassikat, siis on 2 uisku. Alustab siis Aveli, mina olen teine vahetus, siis on Kaasiku ja siis on Alev lõpetab. Et jah, selline meie tänane teatepäev. Aga lähme siis teeme edasi toimetusi. Nii, vahepeal sain soojendusele anda ka intervjuu, kui seda näidati kuskil, siis ma panen seal siia. Martin, the mixed relay on the program today, what are your thoughts? My thoughts are that hoping to get a good loop here, hoping to get a good my split. We'll tell the competition is hard, but we'll see what we can do. What's the goal for the team today? I'm just hoping everyone will do their best. We're a small team, young girls as well, so we haven't set so big goals, but we still will try our best. It's only the second time it's a mixed relay on the program. Do you like it? Yeah, I do. I really like the 5 kilometers.
and especially if I can go with some other guys, some stronger guys, maybe I can keep up with them, and that's really nice. Good luck today. Thank you. Martin Hima there, and he takes the second leg for Estonia, so he's on a classic leg. Et jah, veidi oli siuke konarlik, aga pole hullu. Nüüd ja võistlus käib ja liidrid lähevad. Tempo väga hull ei tundu veel, Aveli tuleb sealt, ta ei ole palju maas. Aga mina on jah teine vahetus, nii et üks ring veel ja siis on minu kord. Viimased hüpped, värgid, särgid ja riidest tahti ja starti. Võistlust ette see 5 kilti läks jube kiirelt, päris külm oli, jube külm oli. Eelnud tõus küll nii külm ei olnud. Aga noh, oma tegin ära, et ühe koha tõstsin. Poolakale päris järgi ei saanud. Aga noh, sealt väga palju nüüd ütleme, et ei olnudki teha. Aga nüüd ongi jah, Kaasiku on rajal, Alev, kus ta on, siin paab valmis enda uisu selleks. Tal on veidi selle ringi aega, siis ta läheb starti ja läheks hästi. Ja ta on poolakalt eest ära saanud, järgi ja eest ära, nii et väga hästi. Kiire riidevahetus. Saab ikka sooja sees aidata, see on väga oluline praegu. Ja Alvar tuleb ja tuleb täitsa ilusti. Ma tulin ära, nii et ma ei tea, millal ta vahetuse sai, aga praegu tuleb uhkes üksinduses. Hästi! Oma sõitu läks! Ja Alvar toob meid ilusti 13. finišisse, siis sai ergutatud teda. Nojah, ootasin, et Alvar siis tuleb finišisse, saame koos peale sõitma minna, aga vend läheb dopinguproovi hoopis. Et võeti siit kinni niimoodi tullakse peale finišit ligi ja siis tema on sinuga nii kaua koos, kui dopinguproovi sealt antud. Päris vaikseks on jäänud siin staadionil, kõik on ära läinud. Meie reisime siis homme ära. Me reisime Rootsi, kus järgmine nädalavahetus on Skandinaavia karikas, ehk siis osalen seal. Aga kiire kokkuvõtte sellest nädalavahetusest reede palju kaasa võtta, ei läinud nii, nagu oleks tahtnud, aga samas kõige hullem ei olnud. Laupäev oleks võinud siis 10 kilomeetrit sõita 10 sekundit kiiremini, oleks väga hea tulemus olnud juba, aga ka taktikaliselt natuke valesti. Aga selles suhtes ma arvan, et pole hullu, see näitab ikkagi, et ma olen konkurentsis ja vorm on ikkagi hea, nii et võib rahul olla ja pühapäev ehk täna tegime ka oma ära, ma ütleks. Aga jah, selline see nädalavahetus oli, et pange subscribe, üritan siis aasta lõpuks saada 3000 subscriberit täis, nii et tehke seda, pange like ja nägemist!